Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, ma avan selle töönädala eelarve kontrolli komisjoni istungi. Ettepanek arutada täna praeguse Euroopa Liidu finantsperspektiivi ühtekuuluvuspoliitika fondide ümbertõstmist kaitsekuludesse ja kolmapäeval arutada Riigikontrolli kontrolliaruannet Narva linnaühingute juhtimine järelevalve. Kui see päevakord on vastuvõetav, siis ma loen selle kinnitatuks ja me oleme palunud selle punkti juurde Rahandusministeeriumi esindajad, riigieelarve osakonna välisvahendite talituse juhi proua Triin Tomingase ja riigieelarve osakonna juhataja proua Kadri Tali. Ja ma annaksin sõna Rahandusministeeriumi esindajatele, et tutvustada valitsuse otsuseid. Olge hea. Tere ja aitäh kõigepealt kutse eest. Ma võib-olla alustaksin laiema kontekstiga, kus me hetkel üldse tegutseme selle ümberplaneerimisega ja kui vaadata siin esimesel slaidil meie edenemist numbrites, siis 3,4 miljardi kasutamisel oleme siis hetkel jõudnud kohustuste mõttes juba 75% juurde, mis tähendab, et siis 2,5 miljardi eest on juba lepingud sõlmitud, toetusotsused tehtud, raha ringlemas ja väljamakseid on siis tehtud tänaseks 16% ulatuses. Nagu siin ka varasematel kordadel ma olen alati näidanud graafikud, kuidas me siis edeneme võrreldes eelnevate perioodidega ja järgneval slaidil on siis välja toodud kohustused, kus me oleme võrreldes eelmise perioodiga juba kiiremini edenenud. Meil oli eelmise aasta lõpuks seatud eesmärk jõuda kohustustega 64% juurde, jõudsime 68% juurde ja tänaseks siis 75% juures ja aasta lõpusiht on 79%, mis on kindlasti tehtav ja ilmselt ka saab tegelikkuses olema suurem. Nüüd järgmisel slaidil välja toodud väljamaksete graafikus oleme ka hetkel üsna heas seisus, aga fookust hoiame siin kindlasti rohkem, sellepärast et aasta lõpuks on ambitsioonikas eesmärk jõuda siis 16% juurest 31% juurde, arvestades, et pool aastat on ees, varasemate aastate statistikaga näitab, et aasta teine pool on alati väljamaksetes ka kiirem, siis see 31% on kindlasti tehtav. Aga nõuab siis sellist fokusseeritud lähenemist. Ja kui vaadata järgmisel slaidil üle-euroopalist võrdlust, siis jätkuvalt oleme siin ühed kiiremad, et eespool vaid Luksemburg ja Holland, kellel on siis väga väiksed rahaümbrikud. Aga nüüd selle kaitsetemaatika juurde, mis on siis tulnud ka ühtekuuluvuspoliitika kontekstis päevakorrale siin aprilli alguses saadik, kui siis komisjon tuli välja REARM-paketiga ja pakkus siis erinevaid initsiatiive ja võimalusi välja liikmesriikidele selleks, et siis kaitsevaldkonda senisest mahukamalt rahastada. Ja lihtsalt meeldetuletuseks, et need elemendid on siis ühelt poolt suurem manööverdamisruum eelarvereeglites, riigi enda maksutuludest, siis teine on pakett nimega SAFE, mis siis tähendab ühist laenu, ühiseid hankeid 50 miljardi ulatuses ja samamoodi on siis ka erakapitali ja Euroopa Investeerimispanga vahendite mahukama kaasamise võimalus. Ja neljanda elemendina siis see ühtekuuluvuspoliitika, kuhu on siis sisse toodamas kaitsega seotud uued eesmärgid. Ja kui järgmisele slaidile minna, siis põhimõtteliselt on siin ka toodud need fookusvaldkonnad välja, mida me siis ühtekuuluvuspoliitikas kaitseinvesteeringute all üldse käsitleda saame. Ehk need on siis kaitsetööstus, tööstussuutlikkus ja teiselt poolt siis sõjaline liikuvus ehk taristu investeeringud, mis on siis kahese kasutusega. Ja nii piiratud see paraku ka on, ehk siis ühtekuuluvuspoliitikast ei saa rahastada ei sõjamasinaid, laskemoona ega muud surmavat. Ja hetkel ei ole ka tegemist veel lõpliku tõega, sest seda regulatsiooni alles räägitakse läbi nõukogus, töörühmad käivad
ja päris lõplikku konsensust seal ei ole, et eks riikide vajadused on erinevad. Aga see ei sega meil loomulikult paralleelselt siis siseriiklikult valmistumast, et kui need muudatused jõustuvad ja tekib võimalus neid uusi eesmärke rahastada, et siis meil on ka selleks eeltöö tehtud ja ettepanek olemas. Ja maikuu jooksul siis valitsus neid küsimusi arutas, võttes siis arvestas seda, et meil on väga suur maht rahasid juba kasutuses ja teiselt poolt, et see skoop on kaitse puhul ÜKP siiski üsna kitsas ja ka seda, et meil selle raha sisuliselt ei lisandu, vaid me manööverdame sama toetusmahu piires, siis seati see latt circa 200 miljoni euro juurde, mis võiks siis olla jõukohane ja mitte kägistada siis liialt teisi valdkondi ja samas siis võimaldaks keskenduda kriitilistele investeeringutele, mis on siis ühtekuuluvuspoliitika ajaraamis ehk enne 29. aastat võimalik ka teostada. Ja ministeeriumites siis vaadati üle seniseid meetmeid ja eelarveid selle pilguga, et kus annaks siis kas tegevusi varem lõpetada, mahtu vähendada ja kus see valulävi siis on. Ja kokkulepe oli see, et suuremad panevad rohkem ja väiksemad vähem, kui nii öelda. Ehk et siis arvesse oli võetud konkreetse ministeeriumi Euroopa Liidu toetuste kogu mahtu. Ja teiselt poolt siis oodati ministeeriumitelt ka ettepanekuid, et milliseid investeeringuid siis tuleks rahastada. Ettepanekuid loomulikult nagu ikka laekus 3-kordses mahus, aga nendest valdav osa olid sellised, mis nende uute erieesmärkide alla ehk siis kaitsetööstus või sõjaline liikuvus kahjuks ei mahtunud. Need pigem olid siis seotud kas tsiviilkaitse, ohuteavituste, varjumiskohtade, erinevate kriisivarude ja valmisoleku investeeringutega. Nii et need siis tuli kõrvale jätta ja sõelale siis läbirääkimiste positsioonina jäi investeeringuid mahuga 195 miljonit ja sinna alla siis kuuluvad ühelt poolt siis tööstuse toetamine ehk siis tootearendusprogramm ja teiselt poolt siis kaitsevaldkonna teadus-arendustegevus, et oleks võimalik siis pakkuda testimisvõimekust kaitsetööstusele ja arendada ka siis suunitlusega tehisaru ja samamoodi siis kaitsetööstuse poole pealt see kaitsetööstuspargi baastaristu, kus siis sisuliselt infrastruktuur ehitatakse valmis selleks, et ettevõtjad saaksid seal tegutsema hakata. Ja kaitse poole peal siis veel liitlaste vastuvõtu ja kaitseväe taristu. Need on siis erinevad objektid, kas siis liitlaste vastuvõtmiseks mõeldud infrastruktuuri näol või ka siis kaitseväe enda tegevuseks ja siin sõelal on sisuliselt 3 objekti, Reedo ja Narva linnak ja Pärnu juhtimispunkt. Nii et nende hulgas siis selgub, mis siit sõelale jääb läbirääkimiste käigus. Ja sõjaväeline liikuvus siis nendel Euroopa ülestel transpordikoridoridel, mis on siis sõjalise liikuvuse seisukohast kriitilised, meil siis Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Tallinn-Tartu maantee ja samamoodi siis ka Rail Baltic. Ja siingi hetkel täpne nimekiri on siis selgumisel läbirääkimiste käigus, arvestades siis, mis on võimalik töösse võtta esimesel võimalusel ehk juba kõik eeltöö tehtud ja teiselt poolt, mis ka selle summa piiresse mahub, mis kindlasti kogu vajadust ei adresseeri. Ja edasine ajakava on siis meil selline, et me hetkel alustame siis Euroopa Komisjoniga dialoogi nende investeeringute läbirääkimiseks ja loomulikult ootame siis regulatsiooni muudatuse jõustumist esimesel võimalusel. Neid ennustusi on siin erinevaid, et millal liikmesriigid kokkuleppele jõuavad.
kõige varem need jõustuvad ilmselt augustis, aga võib juhtuda, et see jääb ka septembrisse, oktoobrisse, nii et me hetkel oleme ise küll võtnud pigem sellise kiirprotseduuri ette ja katsume siis Euroopa Komisjoni survestada ka võimalikult kiiresti meile tagasisidet andma selleks, et meil oleks siis võimalik sügisel ka juba ametlik rakenduskava muudatus esitada, nii kui see pakett siis regulatsiooni muudatustega on jõustunud. Ja loomulikult oluline on silmas pidada ka seda, et see nimekiri või selle detailid siis võivad läbirääkimiste käigus muutuda, nii nagu ta on, et see kaitsevaldkond on selline tundlik ja uus teema ja komisjoni tõlgendustest ilmselt hakkab ka palju sõltuma, et kui lai või kitsas nende eri eesmärkide ulatus ikkagi on, aga hetkel need valikud, mis selles läbirääkimiste positsioonis on küll täielikus kooskõlas selle komisjoni ettepanekuga, nii et ma ei näe, et siit nagu midagi päris maha kukub, aga pigem on jah, et oluline hinnata, et mis on ka ajaliselt siis sellel lähiaastatel siis teostatav ja tagab meile siis liikumisega nendes graafikutes, mida ma siin sissejuhatuseks näitasin. Aga ma siin võib-olla üldse sissejuhatusega lõpetaksin ja vastan siis küsimustele koos kolleeg Kadrika, kes... Nii, proua Tali soovib täiendada. Aru saada. Härra Järveoja ja siis Arvaga. Ja aitäh, et küsimus selline, et see liikuvuse teema, et kas see Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Tartu teid võib ehitada suvaliselt või ikkagi mingid sillad või kas seal on mingid ettekirjutused ka selles osas või ei ole? Aitäh. See ei ole piiratud sildadega või ristumistega ja selle konkreetselt kandevõimega, vaid lubatud on laiemalt investeeringud kahese kasutusega taristusse, mis selle sõjalise liikuvuse koridoril on. Nii et sellepärast me jätsime ka selle hetkel veel lahtiseks, et täpsustadagi neid asjaolusid, et kus on need kõige kriitilisemad kohad ja kus on just see eeltöö siis niivõrd küpselt juba tehtud, et on võimalik töösse minna. Et selle kallal siseriiklikult tuleb veel tegutseda. Nii, härra Vaga. Ja, aitäh. Suured tänud selle ülevaatest. 200 miljonit on päris muljetavaldada summa igas mõistes. Et kindel on praegu see, et laskemoonaks ja sõjaliseks nii-öelda siis võimeks seda ei saa kasutada, aga tegelikult see tähendab seda, et kinnitage või lükkake ümber, et kui Kaitseministeeriumi tänast eelarvest saab mingeid taristuprojekte teha ÜKP rahaga, siis see tegelikult see raha, mis on tal muidu Kaitseministeeriumil planeeritud siis sinna taristusse, seda siis ta saab kasutada muudeks eesmärkideks ja see ongi see võimaluses tegelikult ju meie täiendavaid laskemoona varusid rahastada. Seda saate kinnitada ümber lükata ja siis küsimus, kas on mingit indikatsiooni ka selles, et kuidas teised liikmesriigid ja võib-olla ka meie regioonis seda võimalust kasutavad? Et kas meie oleme üks ainukesi või on teada meie head siin lähedased regiooniliitlased kasutavad samamoodi seda ÜKP tõstmist ning kui on ka mingi indikatsiooni, et kui suures mahus seda teised teevad ja kas me oleme seal nii-öelda eesrindlikud või mitte? Aitäh. Ja ma teen vastamisega otsa lahti. Et ühesõnaga kaitsekulude puhul on selline kokkulepe siis, et järgmisel 4 aastal suunatakse kokku siis 5,37% SKP-st kaitsekuludesse, mis on väga suur hüppeline tõus. Ja sellest nüüd siis võtab enda kanda 195 miljonit ühtekuuluvuspoliitika fondide poolt ja ülejäänud summa on siis nii-öelda maksutuludest laekuv Eesti enda maksumaksja raha ja ühtekuuluvuspoliitika panuse võrra on siis võimalik vabaneva raha mahus suunata seda mõnedesse teistesse valdkondadesse nende väljakutsete lahendamiseks. Katriin, jah. Ja teiste riikide huvi kaitse-eesmärkide vastu on eeskätt Leedus, Lätis, ka Poolas loomulikult ja teistes, kellel on siis piir kas Venemaaga või Valgevenega.
Lõuna-Euroopa rohkem muretseb oma siis ütleme elamumajanduse valdkonna pärast ja eluasemete kättesaadavuse pärast, mis on siis ka uus eesmärk, mis sisse tuuakse ja samamoodi siis puhta vee kättesaadavuse pärast, nii et võib-olla seal on siis teised eesmärgid prioriteetsemad. Aga loomulikult see teiste riikidega meil suhtlus käib ja just see, et selles valguses, millised on need täpsed asjad, mida ikkagi siis kaitse all teha saab ja loodame ka läbirääkimiste käigus nõukogus siis regulatsiooni teksti just tekitada kaitsega või siis sellesama idapiiri riikidega seoses ikkagi võimalikult palju hüvesid, mida esialgses komisjoni ettepanekus oli juba ka, aga seal on oluline, et meile ka need kõik kättesaadavad oleksid, ehk siis kõrgem rahastusmäär, suurem ettemaks ja ka lisaaasta rakendamiseks, mis kindlasti on olulise mõjuga, et meil oleks esiteks kauem aega asju ellu viia ja teiselt poolt meil väheneks risk, et perioodi lõpus tekib selline pingeline seis, kus on vaja leida veel viimastele eurodele kasutus, et selles mõttes kindlasti huvilisi on palju ja ühtekuuluvuspoliitika volinik, kes seda paketti veab, on väga nagu pühendunult üritab seda kokkulepet leida. Eelmisel nädalal oli ta Eestis ja saime just nimelt seda idapiiri temaatikat talle tutvustada, et Kagu-Eestis siis kohalikud ettevõtjad, haridusvaldkonna, kolmanda sektori tegelased ja ka KOV-juhid olid seal temaga ka kohtumas ja selgitasid, et millised need väljakutsed meil siis on siin Venemaa naabrusest tulenevalt ja ülimalt hea meel oli tõdeda, et ta võtab seda teemat väga tõsiselt ja juba 2 nädala pärast on siis vastavate riikide ministritele ka kohtumine kokku kutsutud, et hakata koostama siis mingisugust strateegiat, mis päriselt ka siis nagu raamistaks ära, mida siis pikemas perspektiivis oleks vaja teha ja kui juba selline strateegia sünnib, siis elu näitab, et sinna tuleb ka raha taha. Väga loodame selle nimel töötamine, et siis 28+ vaates võiks see siis tuua meile lisavõimalusi ja selle nimel on siin paar viimast aastat väga aktiivselt töötatud. Härra Vagar oli vist täpstus ja siis proua Ingrar. Aitäh, ma lihtsalt Triin teie vastuse peale täiendav küsimus nende regulatsioonide kohta. Seal ühel slaidil oli ka kirjas, et veel ei tea, et milliseks kasutuseks selle ÜKP raha võib kasutada, ja seal oli mingid sulgudes olid varjendid ja muu. Küsimus ongi, et mida tegelikult Eesti nagu läheb küsima nendel läbirääkimistel, mis praegu siis käivad, mis ei ole seal eelkokkuleppes nii-öelda olemas, et äkki saate sellest ülevaate teha, aitäh. Me hetkel oma ettepanekutes oleme soovinud näha regulatsiooni tekstis mitte siis ainult sõjalist liikuvust, aga ka siis laiemat valmisolekut potentsiaalseks konfliktiks või agressiooniks. Ehk see annaks võimaluse siis võib-olla seal Balti kaitseliinis midagi teha või näiteks seesama väljaõppetaristu, seda kuidagi mahukamalt rahastada, et see meie võimalusi suurendaks, ehk et kui me tulevikus ka näeme, et mingisugune projekt või investeerimisvajadus on kriitiline ja meil näiteks muudes valdkondades võib-olla rahakasutus on olnud aeglasem, siis on võimalik ka tulevikus neid otsuseid teha, ehk et mida laiemaks meie jaoks mänguruum saab, seda parem, et hetkel need ettepanekud, millega me läbirääkimistesse läheme, lähtuvad konkreetselt sellest 2 märksõnast, ehk siis kaitsetööstus, sõjaline liikuvus, aga eesmärk on rääkida selle laiemaks, et meil oleks tulevikus täiendavaid võimalusi siin. Ja, palun. Ja, tänud. Ja siis ma tahtsin küsida infokommunikatsioonisüsteemide kohta, et kas need ka kuidagi sinna mahutuvad, et siin oli see AI, aga et võib-olla üleüldisemalt, et kuidas meil see info liigub ja mismoodi me saaksime andmeid nagu kiiremini kasutada ja paremini nagu mobiliseerimise eesmärgil või üleüldse, kui meil midagi on vaja nagu muuta. Ja hetkel oli nendes ettepanekutes, mis ministeeriumitelt tulid päris palju selliseid ohuteavitusega seotud süsteemide arendusi või omavahelisi sünkimisi,
hetkel nende erieesmärkidega see kahjuks ei haaku. Aga kui meil nüüd õnnestub seda regulatsiooni natuke paindlikumaks rääkida, siis sisuliselt see võimalus tekib. Nii et me hoiame seal siis silma lahti ja kui see võimalus tuleb, siis on võimalik nende ettepanekute juurde tagasi tulla, et seal Riigikantselei juures tegutsev julgeolekubüroo oli meile ka abiks nende ettepanekute läbivaatamisel ja seal on selles mõttes see kaardistus on tehtud, et kus on need kõige kriitilisemad kohad, mis hetkel need oleks vaja töösse lasta ja siis vaatame, et mis selleks hetkeks on siis meie võitlusest regulatsiooniga saanud. Ta on üks pisike, tervishoiusüsteemis on nagu see andmete liikuvus, tegelikult teistes süsteemideski, aga võib-olla selles kriisisituatsioonis oleks väga abiks. Nii, et ma mõned täpsustavad küsimused, et ma saan aru, et kokku nende niisuguse raamistiku valguses esitati taotlusi kokku 660 miljoni euro ulatuses, millest siis valitsus pidas otstarbekohaseks tõsta ümber 195 miljonit eurot. Mitte millest, aga siis mille katmiseks. Et siis suurusjärgus 470 miljonit eurot jäi rahuldamata või lükati tagasi valitsuse poolt sellise mõttekäiguga. Kas tohib teada selle 470 miljoni euro ulatuses? Kas seal oli sees juba planeeritud, kas riigikaitse 4-aastases arengukavas või sisejulgeoleku rahastamise vallas juba planeeritud tegevusi või need olid kõik top-upina uued kulud, mida välja mõeldi ja kui välja mõeldi, siis mis valdkondadesse või sektoritesse see 500 miljardit eurot, mida ministeeriumid taotlesid, oleks pidanud minema? Seal võib öelda, et nii ja naa, et need ettepanekud, mis välja jäid, seal oli laia riigikaitse tegevusi, mis on juba kavas ja osaliselt ka siis rahastusega kaetud, aga oli ka asju, mis on siis uued vajadused ja mis ei ole selles riigikaitse kavas hõlmatud ja jäid ka seetõttu välja, nii et meil oligi 2 kriteeriumi, et ühelt poolt kooskõla siis nende uute eesmärkidega, teiselt poolt tegemist oleks kaitsekuluga ja nii nagu ka Kadri selgitas, et siis me opereerisime selle sama 5,37% piires. Nii et valdkondade mõttest, nii nagu mainisin, et samad tsiviilkaitsega seotud investeeringud, ohuteavitus, kütusevaru, siis patrull-laev, sellised asjad, mis kahjuks ÜKP raamistiku ei sobi, aga see laev näiteks minule teadaolevalt on ka hetkel nagu kaitsekulude arvestuses sees, et oli nii ja naa neid ettepanekuid. Mul on küsimus selle kohta, et neid ettepanekuid oli ja osa sellest rahast või osa taotlustest oli ka tegelikult siis juba planeeritud, vähemalt üldistatuna siis laiapindse riigikaitse kavatsuses. Minu küsimus on nüüd seotud sellega, et selles ReArm algatus põhimõtteliselt selgitage nüüd tegelikkuses kahetise otstarbega tegevustesse oli võimalik ka enne ReArm algatust raha ümber tõsta. Saan ma õieti aru? Jah, sõltub üldiselt kahese kasutusega investeeringud ühtekuuluvuspoliitikas olid lubatud, kui nad olid kooskõlas eelnevate eri eesmärkide ehk valdkondadega, et see sõltub väga oluliselt siis konkreetsest tegevusest, et näiteks kui tegemist on mingi ettevõtlusmeetmega ja sealt tuleb taotlema ettevõtja, kes toodab, mingit matkavarustust, aga sisuliselt tema selle toodetava jubina külge on võimalik mingi atribuut veel lisada ja siis on ta ka militaarselt kasutatav, et siis seda ettevõtjat me saime toetada ka varem. Et seal ei olnud piiranguid, aga jah, konkreetselt kaitsega seotud investeeringud ei olnud varem lubatud. Samal ajal meil oli Pärnu maantee lõigul juba planeeritud ehitustegevusi
samamoodi Rail Baltic, need on olnud meil juba rakenduskavas sees ja on just nimelt näited sellest kahesest kasutusest, mis oli ka varasemalt siis võimalik. Ma täpsustan üle, et nüüd see uus määrus, mis kokku lepiti, see võimaldab see võimaldab, tähendab ainult millistesse kahetise kasutuse sektoritesse raha tõsta. Kas see seadis siis täiendavaid võrreldes, ma eeldan Rearm Europe eelse õigusliku olukorraga, see avardas neid võimalusi. Ja mis valdkondadesse see määrus siis lubab raha üle tõsta? See avardamine toimubki siis kaitse valdkonna spetsiifilisemalt, et ennem, nagu ma selgitasin, oli ta siis kaude, eks ole, nüüd ta on otsesõnu siis tööstussuutlikkus, kahese kasutuse ja kaitsevõime edendamiseks. Ehk siis kaitsetööstusettevõtete teadus-arendustegevus, innovatsiooni toetamine ja ka taristu investeeringut, nagu meil siis kaitsetööstuspargi näol on plaanis, et varem sellist investeeringut teha ei oleks saanud, aga nüüd see kaitse on, kui märksõna on sees. Selge. Ja minu küsimus on nüüd sellest johtuvalt, et valitsus, ütleme suurusjärgus, kohustustega ei ole kaetu veel, me kõneleme praegu 800 miljonit eurot pluss. See suurusjärk, eks ole. Selles ühtekuuluvusfondide kogu vahenditest. Ja nüüd selles loogikas, et leidis aset see riigikaitse erand, siis valitsuse otsus taotlusi tuli 660 miljoni euro jagu ja millest osa oli ka siis riigikaitse arenguplaanides ette nähtud kulutustena ja valitsus otsustas tõsta 195 miljonit eurot sellest 800 miljonist. Tähendab, kas see praegu on siis 800 miljonist läheb maha see 195 miljonit või? Nii tuleb seda tõlgendada, jah? Selge, siis 195 miljonit eurot ümber ja sellest, nagu ma saan aru, siis 85 miljonit eurot on lihtsalt Rail Balticu projektile ja siis on üks osa rahastu, mida Kari Järveoja küsis, on siis teed ehitusele. Et palju need kokku siis on kusagil 120 miljonit eurot või? Teed ja Rail Baltic. Nii, täpsustaks mõned numbrid, et 800 miljonit on tõesti see maht, mis on täna veel kasutusse andmata ehk kohustustega katmata, aga kõike seda ei oleks saanud mitte mingil juhul ümber suunata ei kaitsesse ega ka muudesse eesmärkidesse, sest meid seovad teatud piirangud selle paketi sees, mis on siis seotud kas kliimapanuse nõudega suunata raha siis teadusarendus innovatsioonitegevustesse või linnalisse liikuvusse ja nii edasi, et seal on terve nõuete rägastik, mida arvesse võttes see teoreetiline ümbersuunamise maht oleks maksimaalselt saanud olla võib-olla seal 500 miljoni või ütleme 350-500 miljoni vahel, aga ka seal tuleb arvesse võtta sedasama asjaolu, et meil on igal aastal vaja kindlas summas makseid teha siseriiklikult, et saada komisjonilt siis perioodi lõpuks kogu rahastus kätte. Ja seetõttu me saime keskenduda ainult nendele asjadele, mis on esiteks teostatavad ja teiseks arvestavad neid üsna kitsaid valdkondi ehk kaitsetööstus ja taristu. Nii et sealt me jõudsimegi siis 200 miljoni piirimaile, mille puhul siis tuli arvesse võtta loomulikult, nagu ma alguses mainisin ka seda, et see tuleb teiste valdkondade arvelt, ehk tuli vaadata ka seal need valuläved üle, et me ei kukuks seal mingitest piiridest allapoole, mis võivad meid kuskil teises valdkonnas hammustada. Et kõiki neid asjaolusid arvesse võttes oli see meie hinnangul igati optimaalne tasakaalupunkt, mida nüüd läbi hakata rääkima
ja see ei ole kindlasti viimane rakenduskava muudatus. Eelmisel perioodil me muutsime rakenduskava kokku 8 korral. Me oleme tänaseks teinud seda 3 korda, kuigi rakendamist on olnud üksikud aastad. Ja kindlasti tuleb neid veel, ehk et hakkame siit minema, räägime läbi ja kui tekib laiemalt võimalusi rahastada ka sellist tsiviilkaitsega seotud asju või siis teavituste või muu sellisega, siis on meil võimalik ka jooksvalt järgnevatel aastatel võtta uusi otsuseid ja rääkida neid läbi ja töösse panna, kui me oleme kindlad, et need asjad on ellu viidavad. Ja ma täpsustan üle, et kas ma saan õieti aru, et see summa, palju siis selle riigikaitsesse suunatava pealkirja all, sellest 195 miljonist suunati, on tegelikult siis taristusse nii summeeritult nii Rail Balticusse kui ka siis teede taristusse. Palju see summa oli siis, see oli kokku? Hakkame siis tabeli altpoolt peale. Sõjaline liikuvus 85 miljonit. Tähendab, selle all me mõtleme... Seal on Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Tartu maanteelõigud või siis sillad pluss Rail Baltic. Nii et esialgu sisend, mille me Kliimaministeeriumis saanud, räägib valdavas osas teede ehituse vajadusest, kus on projektid valmis töösse minema. Ja see Rail Baltic siis mingis mahus ka lisandub ja nagu ma mainisin, siis liitlaste vastuvõttu kaitseväe taristu on siis pea 20 miljonit ja ülejäänud on siis kaitsetööstus, teadusarendus ja park. Selge, nii et kuskil pool on siis, ütleme 195 läheb siis taristusse, mille nimetus on sõjaline liikuvus, aga ma saan aru, et see on definitsioon võib hõlmata kogu Rail Balticu projekti pluss kõiki põhimaanteede projekte, mille puhul võib eeldada, et seda kasutatakse ka sõjaliseks otstarbeks mingisuguse kriisi või kriisiolukorras. Aga mu küsimus on nüüd selle kohta, et kaitseväel on ette nähtud rida taristuinvesteeringuid. Ja ma saan aru, taristuinvesteeringutesse suunamine selle ühtekuuluvuspoliitika reeglite järgi oleks võimalik. Ja meil hetkel on kaitseväe taristu ja liitlaste vastuvõttu taristu on ettepanekus sees. Nüüd sõltub, milline neist objektidest, millest ma siin 3 välja tõin, on siis kõige lennuvõimelisem ja teiselt poolt ka kriitilisem ja loomulikult läbirääkimiste käigus võib ka selguda, et komisjoni jaoks mingi nendest objektidest on millegi pärast välistatud, kui seal on võib-olla ma ei tea, õpetatakse kedagi laskma, eks ole, versus, et sa teises kohas teed mingisugused sanitaarruumid liitlaste vastuvõtmiseks, et seal on kindlasti nüansse, mis läbirääkimiste käigus tähelepanu saavad ja seetõttu me läheme ka natuke pikema nimekirjaga, et vaadata, mis sealt siis kokku läheb. Ma täpsustan veel küsimust, et 4-aastases kavas on summa X ette nähtud siis ütleme taristuinvesteeringutes kaitseväel. Osa tüüpi, ma saan aru, ei pruugi sobida selles loogikas, et kus ta väljub kahetise otstarbe definitsioonist, vaid ta on siis ühetise otstarbega. Niimoodi, eks ole. Aga kui palju siis nendest kaitseinvesteeringute rahast, mis 4 aastaks on ette nähtud, praegu me selle raha eraldisega katame? Ja vabastame sellega rahaga siis moonale ja relvade ostas. Ma arvan, et siin kõige põhjalikuma detailsema vastuse aitab anda Kaitseministeerium, et ma soovitan siis teil järgmiseks korraks neid ka kutsuda siia, et kui me räägime nüüd konkreetselt nendest lisavahenditest, mis valitsus aprilli lõpus otsustas kaitsevaldkonda juurde anda, siis täiendavalt antakse kaitsevaldkonda juurde siin järgmisel 4 aastal keskelt läbi aasta jooksul kuskil 650–750 miljonit on erinevatel aastatel erinev summa ja selle sees on siis need kaitsetaristu investeeringud. Et ma praegu küll ei oska öelda, mis summad on täpselt see, kui meil on juttu sellest võimearendusest, kui palju sellest on taristu, kui palju sellest on muud tegevused. Nii et ma arvan, et siin on kõige otstarbekam kutsuda Kaitseministeerium, kes saab teile lahti rääkida, mis seal sees täpselt on. Aga Kaitseministeerium ise, ma küsin nõnda, kui sellest 660 miljonist võtta, kas Kaitseministeerium need konkreetsed objektid, mis heaks kiideti õnnestunud, küllaps neid taotleski Kaitseministeerium, eks ole, aga kui palju Kaitseministeeriumi taotlusi jäi arvestamata, kui üldse?
Ja nagu ma mainisin, oli Kaitseministeeriumil taotlusi rohkem. Nende taotluste maht oli seal suurusjärgus 400 miljonit ja seal hulgas oli juba mainitud näiteks patrull-laev, mille puhul on väga vähe tõenäoline, et see üldse sobituks. Et teatavasti on ühtekuuluvuspoliitika vahendite juures väga ranged kliima ja keskkonnanõuded ja see võib tähendada, et seda tüüpi sõiduvahend, mis küll võib-olla ostmise hetkel relvi ei kanna, aga töötab diisli peal, ei ole kahjuks rahastatav. Ja samamoodi siis oli laual ettepanek Balti kaitsevööndi investeeringuteks, aga ka seal, kuna tegemist on ikkagi kohati ka surmava atribuutikaga, siis ka see on võib-olla ettepanek, mida ühtekuuluvuspoliitika fondidesse mitte minna suruma ja kaotada siis läbirääkimistel väärtuslikku aega ja olla pärast tagasi punktis 0, et ei ole seda võimalik. Nüüd me valisime nendest 400 miljoni mahus ettepanekutest välja need, mis me tõesti näeme, et on kooskõlas praeguse määruse tekstiga ja need ongi seesama kaitsetööstuspargi taristu ja siis liitlaste vastuvõtt ja Kaitseväe enda siis väljaõppe taristu, kus on võimalik näidata 2 kasutust ja on ka siis välditud kas siis fossiilseid kütuseid või teiselt poolt siis surmavaid investeeringuid. Nii, surmavad investeeringud, jah, härra Vaga, palun. Surmavate investeeringute juurest on hea edasi minna. Härra Reinsalul väga huvitav jälle selline matemaatika ülesanne siia esmaspäeva hommikule. Palju toredaid numbreid, aga ma ei saanud päris aru, miks sa proovisid vastandada nii-öelda raha suunamist taristusse, on see siis nii-öelda maanteetaristu või nii-öelda füüsiline sõjaväeline taristu, et võtame kas või need kaitsetööstuse siis Reedo linnaku, mis vajab tõesti lisainvesteeringuid ja seal on meie suurima liitlase ameeriklaste väed, Narva siis linnak, kuhu ilmselgelt on vaja täiendavat siis kaitseväe kohalolu Narva ja idapiirile ja ilmselgelt ka Rail Baltical on väga selge sõjaline mõõde olemas. Ükskõik milline kaitseväelase sa küsid, siis ta seda sulle ka kinnitab. Ja ma arvan ikkagi kokkuvõtut tuleksin tõsiselt vaadata või öelda, et see 200 miljonit lisaraha on ikkagi see, et me tegelikult Eesti maksumaksja raha saame asendada Euroopa Liidu maksumaksja rahaga ja see ükskõik, kas siin on see 400 miljonit, mida ei suudetud nendes projektides ära kasutada, siis see on, nagu ka toodi välja, siis need lihtsalt ei vastanud hetkel tingimustele. Aga Rahandusministeeriumil oli küsimus, et kui rääkisite ka, et tõesti neid taotlusi tuli rohkem, kui hetkel siis sai heaks kiita, aga kui nüüd sügiseks neid tingimusi täpsustatakse, võib-olla tingimusi ka laiendatakse, kas siis on ka võimalus, et siin ka selle kalendriaasta sees vaadatakse veel need taotlused uuesti üle selle pilguga, et mis kokku lepiti ja siis tegelikult neid ümbertõsteid tehakse veel? Ja selline see plaan täpselt ongi, et need ministeeriumid, kes siin ka lisaks Kaitseministeeriumile neid ettepanekuid tegid, Siseministeerium, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja teised, et siis neile oli üleskutse, et esiteks vaatame, kuidas läheb määruste läbirääkimistel ja kui lai või kitsas saab siis olema see tõlgendus. Ja kui nad leiavad siis enda toetuste eelarve portfellist veel nii-öelda ruumi, kust teha täiendav ümbersuunamine siis nendesse kriitilistesse projektidesse, mis nad on esitanud ja praegu nagu välja jäid, siis on võimalik need liita veel kas nüüd hilissügisel või siis juba järgmise muudatuse käigus. Nii et nagu ma selgitasin, neid muudatusi kindlasti tuleb praktiliselt üks kord aastas, nagu senine praktika on olnud. Nii et siis on võimalik tulla nende ettepanekutega siis juba täiendavalt ja siis sellisel juhul see summa on juba kõrgem kui see 195. Nii et see on selline lähtekoht või platvorm, kus me lähme teele täna ja siis saab seda summat siis ka suurendada. Selgitage mulle ära, et siin on nagu 2 vastassuunalist vektorit. Üks vektor on
et hoida kuidagi raha õhus selleks otstarbekaks, et võib-olla siis Põllumajandusministeerium mõtleb, et ta sooviks riigikaitsele täiendavat või kahetise otstarbega suunatakse ole raha. Teine vektor on see, et võimalikult kiiresti kohustused peale võtta. Kas see tähendab, et nad ei saa paralleelselt toimida, eks ole, tekib paradoks. Kas siis valitsus on andnud või Rahandusministeerium on andnud mingi suunise, et mingile summale osas kohustusi mitte peale võtta, vaid jätta see õhku? Paradoks tekib väga lihtsalt, siin küsis proua Ingerainen, et kui eesmärk on see, et kõik raha kohustustega katta, siis selleks loogikaks, et kui keegi ministeerium arvab, tegeleb hoopis autonoomselt riigikaitsevalikuga, et siis on tegelikkuses tal, et kas tal siis jääb raha loomuomaselt üle võimetuse tõttu või on see tahtlik mõtestatud tegevus, eks ole, et kui et kas valitsuse soov on see, et homseks oleks kõik see 800 miljonit kohustusega kaetud. Või tegelikkuses on soov see, et sellest 800 miljonist, ma ei tea, pool raha oleks ainult kohustusega kaetud 6 kuu pärast, et milline on lähteülesande püstitus? Number 1 ülesanne on siiski liikuda praegu kehtiva rakenduskava elluviimisega edasi nii tempokalt kui vähegi võimalik, et meie kohustuste ja ka maksete edenemine siis liiguks selliselt, et me perioodi lõpuks oleme kõik raha Brüsselist ära toonud, et see on ülesanne number 1. Nüüd, kui me selle ülesande ka paralleelselt teeme ümbersuunamisi, siis ma ei ütleks, et see on vastassuunaline, vaid me lihtsalt peame arvestama selle ajasurve ja selle eesmärgiga number 1 vahendid ikkagi Brüsselist perioodi lõpuks ära tuua ja kui seda asjaolu on arvesse võetud, aga on veel kohustustega katmata vahendeid, mille raames on võimalik prioriteete ümber hinnata ja ümbersuunamisi teha, siis meie oleme valmis neid asju Brüsseliga läbi rääkima ja need muudatused ka sisse viima ja loomulikult ümberplaneerimine mingi väikese viivituse tekitab, aga kui seda tehakse ikkagi suhteliselt piiratud mahus, siis see suure laeva kiirust ei mõjuta. Nii et see on olnud see lähtekoht ja kui siin seesama mainitud Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tõesti tuleb näiteks hilissügisel või ka järgmisel kevadel ettepanekuga, et meil on kasutamata vahendeid siin, ma ei tea, summas 100 miljonit, me selle raames näeme, et me tahaksime 20 miljonit suunata siis, ma ei tea, KOV-ide mingi teavitusvõrgustiku ülesehitamiseks kriisivalmiduse seisukohast, siis me ütleme, et olgu, lähme komisjoniga läbi rääkima, teeme kava muudatuse ja nii ta on. Keerulisem on loomulikult siis, kui näiteks ka praegusel juhul Siseministeeriumil on oma toetuste eelarve tänaseks ammendunud, et päästesõidukid on tellitud, makstud, et ei olegi ruumi nende valdkonnas uute investeeringute lisamiseks. Sellisel juhul peaks siis vaatama ilmselt järgmise aasta sügisel, et kuidas on teistel ministeeriumitel rahade kasutus läinud ja need, kes siis ikkagi on liikunud aeglasemalt ja eesmärgid on täitmata jäänud, et siis tuleb ka valitsusel arutada, et võib-olla tuleb siis leida muudest valdkondadest sinna katet peale, kui on kriitilisi vajadusi. Nii et kõik sellised muudatused on võimalikud. Jah. Et oluline on aru saada, et mis on meie tahe, kuhu me tahame välja jõuda. Ja minu küsimus on nüüd, et kui me kevadel oli, kui see Rearm Europe arulauda tuli, siis oli tal tegelikult meil kohustusega katmata oli suurusjärk 1 miljard eurot. Nüüd on see vahepeal edasi läinud mõne kuuga, kohustusega on kaetud parisaja miljoni euro jagu. Ja siis tegelikult meil oli siin ka arutelu, me kõnelesime sellest, et võimalikult avaraks liikmesriigile otsustamine. See tähendab kõik need kliimapiirangud maha võtta, see tähendab ka surmava relvastuse, ütleme siis otsida teed, kuidas seda saaks õiguslikult siis niimoodi teha. Ja mu küsimus on, et milline oli valitsuse positsioon nendel läbirääkimistel, mis siis tuli välja nii-öelda kitsamas perimeetris ühtekuuluvuspoliitika rahade ümbertõstmise võimalus Euroopa määrusega, et mida valitsus tegelikult taotles. Et ütleme, kui palju raha
valitsus kavatses tõsta, ütleme siis sõjalisele kaitsele või kahetise otstarbega kaitse investeeringuteks ja mis oli see tegelik eesmärk selles, kus meil miljard eurot oli vaba raha, või mitte vaba raha, aga ütleme siis kohustustega mitte kaetud. Ja teiseks, millised ettepanekud sellele määruse eelnõu koostamisel me siis omalt poolt tegime? Ja ma võib-olla hakkakski sellest määrusest peale, et valitsus seisukohad kinnitas, mis puudutas siis seda ühtekuuluvuspoliitika regulatsiooni muutmist ja seal siis ühe punktina soovisime lisada erandit just nimelt nendele fossiilsetele kütustele, et juhul kui ei ole alternatiivset tehnoloogiat, et siis oleks võimalik ka rahastada selliseid asju, mis siis töötavad nii-öelda diisli pealt. Ja teiselt poolt siis meie jaoks üks kriitiline koht on olnud see regulatsioonis välja toodud siis erinevate hüvede saamise eeldused, et hetkel esialgne komisjoni ettepanek pani selle lati meie arvates liiga kõrgele ja ebaõiglaselt kõrgele just nende riikide suhtes, kellel on üks rakenduskava ja kes on olnud kiired rakendajad, ehk et seda vaba manööverdamisruumi on vähem. Et see oli võib-olla teine selline oluline seisukoht, millega me läbirääkimistesse oleme läinud ja täna on see lävend oli siis algselt 15% peal ümbersuunamiste mahule. Täna see on kukkud 10 peale ja meie huvi on rääkida ta sinna 7-8% peale, et siis saada suuremat ettemaksu, saada lisaaasta ja saada siis ka kõrgemat kaasrahastust riiklike investeeringute puhul. Ja see, mis puudutab nüüd surmava kraami rahastamist ÜKP-s, siis sellist seisukohta valitsus ei ole võtnud ja ei saagi võtta, sest see lihtsalt läheb Euroopa Liidu aluslepingutega vastuollu. Et selle jaoks see REARM-pakett oligi mitmeosaline, et need asjad, mis on siis ÜKP-st välistatud, oleks võimalik rahastada siis eelarvereeglite paindlikumaks muutmise kaudu või siis selle SAFE algatuse ja ühishanke kaudu, et need töötavad kombinatsioonis ühe sama eesmärgi nimel ja seega siseriiklikult sisuliselt arutelu puudutas seda 3 elementi nagu tervikuna ja meie siis ühtekuuluvuspoliitika puhul lihtsalt üritame seda sihtotstarvet võimalikult laiaks rääkida, aga kindlasti mitte siis relvastuse või laskemoona või sõjamasinate näol, mida siis Euroopa aluslepingud ei võimalda. Tähendab see, et Euroopa aluslepingud ei võimalda, see on Eesti Vabariigi positsioon õiguslikult. Või tähendab, see on meie arusaam, ütleme see, et see on ka Euroopa Komisjoni arusaam, aga see on ka Eesti Vabariigi positsioon, jah? See on liikmesriikide kokkulepe olnud alusleping. Aga minu küsimus, ma nüüd tulen selle juurde, ütleme, et meil on Euroopa Liit, ütleme, siis ennekõike rahurahastu kaudu, eks ole, rahastab küll finantseerimistehinguna, aga de facto rahastab Ukraina surmava relvastuse soetamist. No mitte läbi ÜKP. Ja ma jõuangi selle juurde. Et küsimus on selles, et kas me näeme võimalikuks või nägime võimalikust läbirääkimistel. Küsimus on ju ka ühtekuuluvuspoliitika vahendite suunamist mingisse muude fondi või rahastamismeetmesse tegelikkuses, eks ole. Ka Euroopa Liidu ajaloos on seda tehtud ja korduvalt on ka omavahel fondide proportsioone muudetud, eks ole. Ka eriti veel niisuguses dramaatilises erakorralises olukorras, nagu see kontekst on. Et ma päris täpselt seda ei saa aru, et mis on seal mis tegelikult immanentselt nagu vetostas selle üldse niisuguse võimaluse lahenduse otsimise. Et kas me seda kuidagi oma mõttekäiguna panime lauda, püüdsime leida mingid lahendusteed, mismoodi see oleks võimalik, siin on erinevad ju teid välja pakutud, või meil seisukoht oli, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamise maht ei tohiks väheneda, nii nagu meil on kirjas ka järgmise finantsperspektiivi Eesti Vabariigi positsioonis, sealhulgas väheneda ka riigikaitsekulude
suurendamise kaudu. Mul on see positsioon meeles, see oli vist, millal ta kinnitati ära, eks ole, see eelmine või üle aasta. Mälu. Ja, tegelikult teema on väga palju laiem, et Euroopa Liidu aluslepingu tõlgendamisega on tegelenud nii Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu nõukogu, erinevad osapooled, et alusleping täna keelab, kuna see on ühine raha, see on Euroopa Liidu riikidelt kokku korjatud raha, mis on Euroopa Liidu eelarve ja sellest eelarvest on kokkulepe, et ei osteta surmavaid relvi või ei rahastata sõjalisi operatsioone ja selle nagu siis sellest möödapääsemiseks on tõesti kokku lepitud teatavate finantsinstrumentide kasutusi näiteks ütleme see sama SAFE, mis on selles Riia armpaketis, on ju, et kus Euroopa Liit võtab laenu ja annab selle edasi liikmesriikidele, ehk et see ei ole see raha, mis on liikmesriikidelt Euroopa Liidu eelarvesse sissemaksena kokku kogutud. Nii et seal on need piirangud on juba väga palju kõrgemal kui ühtekuuluvuspoliitika eelarve. Tähendab, küsimus on selles, et te viitasite, et alusleping neid nii-öelda finantseerimisskeeme leida, et see võimaldaks. Et ma mõtlen seda, et mis aluslepingu sättele praegu siis komisjon tugineb või meie oma arusaamas oleme tuginenud, mis ei võimaldaks ka ühtekuuluvuspoliitika vahendeid vähendada, ütleme siis mingisuguse fondi ehitamise kaudu, millest toetatakse siis erinevaid investeeringuid. No põhimõtteliselt ütleme, ta oleks ka nagu finantseerimistehinguline meede siis, eks ole. Mitte laenuline meede, aga siis raha suunamise meede. Meie oleme lähtunud siis artikkel 41, aga ma arvan, et siin oleks võib-olla teil kasulik kaasata siis juriste selleks, et seda debatti sügavamalt pidada, et ma arvan, et siin saaks võtta erinevate osapoolte arvamuse võib-olla sellele, aga et ma ei ole kindel, et see tänase päevakorra teema fookuses on praegu, nii et praegu me lähtume sellest, et alusleping keelab sõjalisi operatsioone või siis surmavat relvastust osta. Nojah, ma arvan, et see selles mõttes on asja raamistav küsimus, et palju me ise, tähendab mitte ise, aga ütleme siis, palju me ise tõlgendame ise selles mõttes siis Euroopa Liidu riigid ühiselt koos komisjoniga, mis on meie tegevusraamid. Sest vaatame, asetame asja perspektiivi, et meil praegu prioriteet on riigikaitse ja julgeolek, sellest 3,6 miljardist eurost, mille praegu me peame nentima, oleme siis meil on tulnud taotlusi 660 miljoni euro jagu ka nende piiratud reeglite alusel kahetisele otstarbele, millest 400 miljonit eurot oli Kaitseministeeriumi taotlused, mis sisaldasid muu hulgas ka Kaitseministeeriumi arengukavas vajalikke investeeringuid. Ja see tähendas tegelikult seda, et olgugi, et meil kevadel oli 1 miljard eurot veel kohustustega katmata, otsus oli suunata 195 miljonit eurot üksnes siis sellele siis laiapindses valdkonnas seda kahetise otstarbega raha kasutamisse, millest omakorda ligi pool või 45% olid siis Rail Baltic ja teedeehituse investeeringud üldiselt võttes. Et see on see tulem. Et ma arvan, et siin nüüd see on küsimus, et kui palju õiguslik raamistik, aga see on loomulikult seotud ka valmidusega seda ühiselt muuta riikide poolt, piirab olemasolevas finantsperspektiivis rahakasutust, aga teisalt piirab ka järgmise finantsperspektiivi läbirääkimistel, kus me oleme ka paradoksaalse olukorra ees, kus prioriteet on riigikaitse ja tegelikkuses tuleb välja, et üksnes deklaratiivses mahus on võimalik raha kulutada prioriteedile ühiselt Euroopa riikidele, et see on paradoksaalne. Et kas meil täna meil ilmselt ei ole teada, palju Euroopa Liidu riigid konsolideeritult kavatsevad seda raha ümber tõsta. Seda oletust meil ei ole, see on nad vis-a-vis esitavad komisjonile. Ja mis puudutab järgmist eelarvet, siis kindlasti eelarve sees prioriteedid muutuvad. Kas eelarve ka suureneb, arvestades uusi väljakutseid täna ei tea. Hetkel on ta siis kuskil 1% juures Euroopa Liidu majandusest.
Meie Eesti seisukohtades oleme väljendanud valmisolekut Euroopa Liidu eelarvesse rohkem maksta, kui sellega kaasneb siis võimalus rahastada nii-öelda ühist hüve ehk siis ühendusi, kaitset ja kõiki olulisi suuri prioriteete. Täna ühtekuuluvuspoliitika on circa 1/3 Euroopa Liidu eelarvest, teine 1/3 on siis põllumajandus ja 3/3 kõik muud väiksemad fondid, seal hulgas kaitse. Uue eelarve perspektiivi puhul, nagu ma ütlesin, kindlasti need proportsioonid muutuvad. Et kaitsel saab kindlasti olema prominentsem osakaal. Kindlasti jääb see kaitse ühe sellise alaeesmärgina ka ÜKP-sse tulenevalt siis praegusest regulatsiooni muudatusest, aga põhikaitse investeeringud tehakse siiski siis spetsiifilisest kaitserahastust, aga täna rohkemat me ei tea, see ettepanek komisjoni poolt tuleb 16. juuli, nii et siis on näha. Ja siis algavad läbirääkimised, nii et võib-olla ka selle eelneva mõttelõnga jätkuks, kus komisjoni esimees tõi välja erinevaid numbreid alates miljardist kuni 195, siis ma võib-olla rõhutaksin ka seda, et lõppkokkuvõttes, mis puudutab ÜKP-d, siis me tegutseme olemasoleva raha piires. Et see on oluline silmas pidades, et kõik need kaitsesse suunamise otsused ikkagi tähendavad kuskil teises valdkonnas nii-öelda sammu tagasiastumist ja seda saab teha teatud piirini. Nagu ma ütlesin, et me seal ei kukuks siis allapoole seda valuläve või ei võtaks mingeid otsuseid vastu, mis meil seal teistes valdkondades siis võivad nõelata, et kas jäävad mingid kohustused täitmata või on mingid väga olulised laia mõjuga investeeringud, mis jäävad seetõttu tegemata. Nii et see on balansseerimise küsimus ja nagu ma ütlesin, et erinevaid reegleid arvesse võttes oli see 350 kuni 500 miljonit see üleüldse teoreetiline maksimaalne maht ja arvestades nende uute eesmärkide ikkagi üsna piiratud ulatus, siis kaitsetööstus, taristu ja selle sees neid ettepanekuid ka sellises suurusjärgus olid, nii et need viidatud nii-öelda kõrvale jäänud ettepanekud, et need lihtsalt ei haagi nende uute kaitse eesmärkidega ehk ei ole siis tööstus ega taristu, aga kahtlemata on seal tugevaid asju ja nagu ma ütlesin, et kui meil õnnestub see skoop rääkida laiemaks, siis me saame järgnevate muudatustega ka need kriitilised vajadused siis ette võtta. Jah, ma lisan siit omalt poolt veel, et tegelikult on ju riigikaitse rahastamine palju laiem kui ainult ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendid. Et aprilli lõpus tegi valitsus otsuse, et järgmisel 4 aastal tõusevad kaitsekulud 5,37% peale SKP-st ja selle hulgas antakse täiendavat rahastust võimearendustele ja täiendava laskemoona soetuseks, nii et see 195 miljonit aitab meil seda kohustust täita. Aga et see ei ole ainukene raha, nii et kaitsekulud tegelikult järgmisel 4 aastal teevad hüppelise kasvu. Ravaga, jah. Kaitsekulude hüppeline kasv on jällegi hea koht, kus edasi liikuda. Aga see 195 miljonit, mis teie hinnang on, millal on võimalik need välja maksta, need projektid? Millal see nii-öelda lõpptähtaeg nende konkreetsete projektide osas? Et see fondide ümbertõstmine, see on kuni 27, eks ju, aga taotleme, eks ju, lisa-aastat, aga mis see selline praktiline tunnetus praegu on, millal need saab välja makstud? Kui nüüd regulatsiooni muudatus läheb nii, nagu hetkel on planeeritud, ehk et sügiseks on kokkulepped tehtud, siis rakenduskava muudatuse me esitame kindlasti enne aasta lõppu ära ja paralleelselt siis need ettepanekus olevad objektid, nende osas siis eeltöö käib, nii et oleks võimalik järgmisel aastal alustada kohe ka tegevusega ehk investeeringutega ja väljamakseid saab teha siis kuni 29. aasta lõpuni. Kui meil õnnestub nüüd see lisa-aasta ka saada, siis kuni 30. aasta lõpuni.
periood ise lõpeb 27, aga 2 aastat peale perioodi lõppu on võimalik siis veel kulusid teha, aga kui tuleb lisaaasta, siis me räägime aastast 2030 lõpp. Ja ma täpsustan üle, et eelmisel aastal eelarves kohustustega või ütleme lubatuga kulutada võrreldes kasutamata 2,27 miljardit eurot. Kui palju sellest olid välisvahendid, mis jäid võrreldes planeerituga, mis sisaldusid 2024. aasta eelarves kasutamata? Mul ei ole hetkel neid andmeid käepärast. Varasematel aastatel see täitmise protsent on olnud seal 70–90 vahel, et pead ei anna praegu puusata, aga võin öelda, et ta ilmselt sinna vahemikku kukkus. Mida aasta edasi ilmselt seda täpsemaks see läheb, sellepärast et kui kohustused on võetud, siis on palju täpsem ka väljamakseid prognoosida ühelt poolt. Teiselt poolt nende välistoetuste sees, mis on riigieelarvesse planeeritud, on siis ka ühtse põllumajanduspoliitika vahendid, otsetoetused, sisejulgeolekufondid ja osaliselt ka siis välisrahastusega projekte, mis on konkurentsipõhise taotlemisega, kus võib-olla oldi optimistlikumad selle saadava toetuse osas eelarve planeerimisel, kui see tegelikkus kujunes, nii et selles mõttes 100% täitmist ilmselt selles valdkonnas olla ei saagi, aga 70–90 on see vahemik, kus see täitmine tavapäraselt on olnud, et saan vaadata täpse numbri järgi ja edastada siis. Jaa, aga mu küsimus on nüüd selles, et meil on ka siis 4-aastases perspektiivis valitsus vähemalt siis riigieelarve strateegias 25–28 prognoosis ligi miljardi euro jagu CO2 emissioonikaubanduse tulusid. Millel on samuti tulude sihtotstarve on määratud siis FIT 55 paketiga, 100% siis kliimaeesmärkide täitmiseks. See on suur raha ja see on jällegi prioriteetide seadmine. Kas valitsus tegi ka ettepaneku neid CO2 emissioonikaubanduse tulusid, neid reegleid muuta moel, et oleks võimalik osa sellest rahast anda riikidele õigus suunata riigikaitseks? Sellist ettepanekut ei ole teinud ei Eesti ega minu teada ka mitte keegi teine riik. Tegemist on kliimarahaga ja nende eesmärkide selline ümberpööramine eeldaks ilmselt aastate pikkuseid läbirääkimisi, mis võib arvata osutuvad tulutuks. Aga selles mõttes, et see kvoodikaubanduse loogika on ju täiesti teistel alustel üles ehitatud, aga CO2 kvoodi müügi tuludest me rahastame osaliselt ka Rail Balticu ehitust, kui siis kahese kasutusega ja kliimasõbralik raudtee edendamine, nii et seal on oma ühisosa olemas, aga sellise sihtotstarbega rahakotist ei saa ka kunagi teha siis laskemoona või sõjamasinate ostu. Enne, tuletage meelde, kui FIT, see tegelikult reegel 100% suunata kliimaeesmärkidele ka emissioonikaubanduse tulud, tuli ju FIT 55 paketi ettepanekust iseenesest, millele valitsus võttis soosiva seisukoha, toetava seisukoha, toona hoiatasin, aga tood oleks, et siis oli 50% ulatuses ükskõik millele suunata, olgu ta riigikaitse rahastamiseks või muudeks siseriiklikeks tarvidusteks. Et see on tegelikult väga värske muudatus iseenesest ja ta kuidagi eraldi võetuna ka selle tagasipööramine või ajutine pausi tegemine osaliselt ei
selle saastekvoodi kaubandusega, ta on autonoomne. Küsimus on selles, et ideoloogiline passus, miks see ettepanek tehti, oli kantud sellest kliimaloogikast. Nii et minu meelest ma teen, et komisjon võtab teadmiseks selle informatsiooni, mis on esitatud. Siin on mul isiklik tähelepanek on, et ma arvan, et valitsus peaks avarama pilguga vaatama tegelikkuses võimalusi, mis puudutab siis Euroopa Liidu vahendite suunamist kaitsesse. Ja sealhulgas on see väga oluline ka kaitsesse, mis puudutab järgmist finantsperspektiivi. Sest ma arvan, et siin on meil ka rõhuasetuse küsimus, kui meil praegu me kõneleme SAFE projektist, siis selle mõte on tegelikult ju kergematel tingimustel laenu anda, pakkuda nii-öelda laenu konsortsiumi võimalus, mis raha hinda, ütleme eeldatavasti, toob alla. Aga ma arvan, et meil on ikkagi ka niisugune kontseptuaalne küsimus, mis puudutab seda, et need riigid, kes on Euroopa Liidu kõige kriitilisemal ütleme siis välispiiril, idapiiril asuvad. Et projektide toetamine ja nende riigikaitsevõimekuste alates õhutõrjest rahastamine, mis puudutab just nimelt Euroopa Liidu vahenditest. Ma arvan, et see on oluline raskuspunkt ja nendes proportsioonides me peaksime kujundama ka Eesti riigi seisukohad, et järgmises finantsperspektiivis, kui palju me nende proportsioonide muutust või ka täiendamist ja kasvamist kaitsele ja julgeolekule ette kujutame, aga siin on kõigepealt on oluline just nimelt selle paradigmaatilise seisukoha muutmine või tõlgenduse käsitluse leidmine, et neid vahendeid on võimalik kasutada Euroopa Liidu ühistest vahenditest. Aga ma lihtsalt täiendaks härra esimees sellega, et ka ju Vabariigi Valitsus ongi teinud oma poolse ettepaneku, et uuel siis finantsraamistikul oleks üldse siis Euroopa Liidu ühine eelarve tõuseks ilmselgelt selleks, et meile siis vajalikke prioriteete saaks eelrahaga rohkem toetada ja nende Eesti prioriteedid ei ole ilmselgelt mingite ERJK-de lisatoetamine, et nad suudaksid mingite isiku siis saateid kontrollida, vaid ikkagi see, et tulevikus järgmises finantsraamistikus paneks oma ühist raha rohkem riigikaitsesse ja sellise ettepaneku on Eesti Vabariigi Valitsus juba teinud, ehk siis rahu, Urmas, Vabariigi Valitsus liigub õigel teel, aitäh. Jah, muidugi on olulist ja ebaolulist vajalik eristada, ja see, mis puudutab valitsuse kehtivat positsiooni ka Euroopa Liidu järgmise finantsperspektiivi läbirääkimisel ja ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamisele suunamisel, ma arvan, et see tuleks korrigeerida, aga see on minu isiklik seisukoht, ma ei hakka üldse siin poleemikat tekitama. Praegu on ta kantud vanast paradigmast ja see ei pruugi olla enam piisav, see ei pruugi olla enam pädev. Kui tohib üks kommentaar, nagu ma ütlesin, Euroopa Komisjon tuleb oma ettepanekuga välja juuli keskel ja siis seisabki ees meil siseriiklikult seisukohtade koostamine sellele ettepanekule reageerimiseks. Siis on näha, millised proportsioonid siis komisjon välja pakub erinevatele prioriteetidele ja kuivõrd on see kooskõlas siis meie eelmise aasta raamseisukohtadega, kus me siis tõstsime kaitsevaldkonda esile ja meil seisukohtade koostamiseks teekaart on olemas, aasta lõpuks on need kokku lepitud, kõik saavad osaleda ja kaasa lüüa ja siis lepime siis kokku, mille eest me läheme võitlema, kus on meie jaoks punased jooned ja teiselt poolt, mis on siis ettepanekus see, mis meile on sobilik. Selge, aga kui rohkem tähelepanekuid ei ole, siis ma tänan alati professionaalsed asjalike Rahandusministeeriumi esindajaid ja sellega on meie komisjoni istung läbi. Aitäh!